Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu Raadio kuulajad! Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja seda saame ka pärast YouTube'is vaadata, kui kellelgi soovi on. Ja minu saatekülaliseks on tubli Eesti mees Andrus Sukles. No tere, Andrus! Tere, Toomas! No nii, oled meie siit poolt hinnata, mõni kritiseerib ka sind, aga no, see on nii vähe. Eks ikka ole, aga ma just imestangi seda, et me jõuame sellest rääkida, et eestlased saavad asjadest väga mitmeti aru. Aga esimene küsimus on mulle siin, et hiljuti oli siin läbirääkimised USA ja Iraani vahel kestsid 21 tundi kuhugi jõutud. No Iraanil olid seal päris head nõudmised, esiteks muidugi andku nendele siis üle 40 aasta hoitud varad tagasi ja jätku siis see kiusamine, aga mis sa veel lisaks? Hakkame jälle nagu otsast peale, eks ju. Et esiteks, mida peaksid Eesti inimesed teadma ja aru saama, et see on täiesti illegaalne agressioonisõda. Ja miks on see nagu oluline aru saada, et kus on see alguspunkt, on see, et kui meil oli viimati Nürnbergi kohus, eks ju, ja siis Ameerika ülemkohtu kohtunik Jackson oli selle mehe nimi, oli siis peasüüdistaja ja kõikide sõjakuritegude ja kõikide alatuste ema on illegaalne agressioonisõda. Ja see, mida täna juudid ja siis Iisrael ja Ameerika tegid Iraani vastu, on siis täielikult illegaalne agressioonisõda. See on, ja sellest me peame lähtuma. Ja kui sa räägid sellest 21 tunnisest läbirääkimisest, siis see on täielik farss, mille pärast, eks ju, Vietnami sõda räägiti läbi aasta aega lõpetamist ja Korea sõja lõpetamist 1,5 aastat ja nüüd 21 tunniga järsku taheti siis lõpetada see sõda ära. Ja jällegi Eesti kuulajad ja inimesed peaksid mõtlema selle peale, et see nüüd on 3. kord, kui siis läbi räägitakse ja kusjuures selle väike tähelepanek, ma ei tea, kas meie vaba ja aus Eesti press on seda rääkinud, aga samal ajal, kui olid need läbirääkimised, lähenesid 2 Ameerika laeva Iraani siis Hormuzi väinale ja iraanlased saatsid oma droonid kohale, andsid neile 0,5 tundi aega minema kaduda või nad lasevad need põhja. Ehk siis juba sellel ajal provotseeriti jälle Iraani, samal ajal juudid pommitasid edasi Liibanoni, eks ju, algus öeldi läbi siis Pakistani välisministri, et ka Liibanonis on vaherahu, loomulikult seda ei olnud, juudid tapsid seal üle 300 rahuliku elaniga, sealhulgas pommitades ka kristlaste elukohti, millel ei ole mitte midagi tegemist Hezbollaga, ehk siis see oli täielik jälle siuke prügisilma ajamine, aga see selleks, et jällegi inimestel aru saada ja see nüüd on juba, eks ju, 3. kord, kui siis nii-öelda läbirääkimiste ajal või 2 korda on Iraani läbirääkimiste ajal rünnatud, see oli siis 13. juuni 2025, kui siis iraanlased rääkisid ameeriklaste läbi ja jõudsid juba kokkuleppele väidetavalt ja siis selja taga Iisrael ründas ja tappis kõik läbirääkijad ära ja sama oli ka ju 28. veebruaril ju räägiti läbi ja juba siis Omaani välisminister lendas pakkumisega Washingtoni, kus oli siis kirjas, et iraanlased on isegi nõus sellega, et Ameerika tuumainspektorid tulevad siis nagu verifeerima seda, et nad ei ehita tuumapommi, ehk siis, et nad olid kõigega nõus, peaasi, et ei ole sõda ja ikka rünnati neid selja tagant, eks ju, ja me teame seda, et pandi kohe ka tohutud sõjakuriteod toime, eks ju, lasti siis Ali Khamenei koos oma 14-aastase see on siis tütrega õhku tema oma kodus, eks ju, ta ei põgenenud kuskile, see ei olnud mingisugune tohutu luure teadmine, et ta on oma kodus ja teeb oma igapäevast tööd. Et ja siis esimesel päeval ka, eks ju, 170 tüdrukut Minneabis tapeti ära täiesti teadlikult ja iraanlased on selle teema nüüd üles tõstnud, nad teavad, kes olid need ohvitserid, kes sellele nupu peale vajutasid ja see on täielik sõjakuritegu. Ja veel üks siuke väike huvitav asi Eesti inimestele teada, et Washington Post
ja juudid ju jälle killusid, et kõik need läbirääkijad tuleb samuti ära tappa ja üks läbirääkimiste delegatsioonis osaleja, kes on siis nagu kogu aeg olnud siuke suhtekorraldaja Iraani jaoks on siis professor Sayed Mohammed Marandi, kes on ise sündinud Virginias, Ameerikas, siis ta on sünnijärgne Ameerika kodanik Iraani juurtega ja nooruses läks siis sõdima 1980. kuni 88. aasta sõjani, kui oli Iraagiga sõda, oli ta vabatahtlik seal noore mehena ja pärast seda tegi oma doktorikraadid ja ta on siis professor Teherani ülikoolis. Aga tema siis nagu on siis nii-öelda mitteametlik Iraani valitsuse seisukohtade avaldaja ja kui jällegi siin Trump ja kõik meie need, ma väga vabandan Toomas, aga ma ei suuda öelda ühegi eestlase kohta, kes nagu räägib, et ta on õudne ekspert ja teab kõike ja see saade, mis sa palusid mul vaadata, see foorum või see oli tülgastav, töllmokad täielikult põhimõtted, et lakeid olid seal kõik reas ja ainult rääkisid sellest, et kui halb on Iraan ja kui hea on ikka Ameerika ja juudiriik. Ehk siis, et ma ütlen, ma olen 26 aastat ja päris arvestatud perioodiga seal koha peal elanud ja ma võin vaikselt sosistada, et ma jagan midagi sellest kultuurist ja jagan nende inimeste mõttemaailmast. Aga meil on siin kõik eksperdid, kes kõike täpselt teavad. Aga tagasi minnes siis selle läbirääkimiste protsessi juurde ja kas sa panid tähele, et seal olid ka seesama Witkoff ja Kushner, kes on siis nii Venemaaga läbirääkimisi pidanud ja kui Iraaniga läbirääkimisi pidanud, mis 2 korda siis on selja taga löökidega iraanlastele ja need töllmokad öeldi kohe, et neid me ei taha näha. Ikka võeti kaasa, aga need pandi kontrollima J.D. Vance'i ja kui sa Vance'i intervjuusid loed, ehk siis asepresidendi intervjuusid loed, siis ta ütles ju seal, et me rääkisin läbirääkimiste ajal, tosin või pooltosinat või tosin, ehk siis selle vahel rääkisime presidendiga, selle Bessentiga, Marco Rubioga ja ka Netanyahuga. Saad sa ikka aru sellest, et Ameerika Ühendriikide asepresident peab läbirääkimisi Iraaniga ja samal ajal ta konsulteerib oma seisukohti 3. riigi ehk Iisraeli peaministriga. Mis iseseisvust riigist sa räägid, siis nagu vaata, kui professor Mersheimer ja Walls kirjutasid raamatu Iisraeli lobi kohta ja 20 aastat tagasi ütlesid, et see on nagu vähkkasvaja ja kontrollib kogu Ameerika ühiskonda, siis tänapäeval ju saab vaadata seda, et reaalselt asepresident konsulteerib juudi riigiga, et saada õpetus, kuidas siis nagu iraanlastega läbirääkimisi pidada. Ja selge oli ju see, et nad ei tahtnudki ju mingit diili, ehk siis, et praegu on selline mõte liigub, et Vance pidigi läbi kukkuma, et talle öelda, et näed, et sa oled siuke käpard ja nüüd tuleb Donald ise ja teeb iraanlastega diili ja siis ta saab öelda, et see press, mis ma neile peale panin, need ähvardused, kõik need mõjusid, vaat nüüd on iraanlased valmis diili tegema. Ja mis on nagu väga oluline aru saada, et täna kella 5 siis peaks hakkama, Eesti aja järgi peaks hakkama siis Hormuzi väina blokaad. See on täielik anekdoot, mis seal oli, et 14 või 15 laeva, mis seal koha peal on, eks just lennukikandja, selle peab olema vähemalt 5-7 laeva kogu aeg ümberringi, muidu lastakse see põhja, ehk siis sul jääbki järgi seal mingi 7 laeva ja sellega keegi nagu kaarti ka vahepeal vaatab, ehk siis, et mina ei ole sõjandusekspert küll, aga ma kuulan neid, kes on reaalselt sõjas käinud ja kolonelid ja kindralid, kes on nagu mitte propagandistid ega idealistid, vaid räägivad nagu reaalsest situatsioonist ja see on ebareaalne, et seda blokaadi seal oleks üldse võimalik kuidagi korraldada nende vahenditega, mis seal on. Ehk see on puhas ilma moondamine, mingit blokaadi seal ei tule ja kui Ameerika laevad lähevad liiga lähedale Iraani rannikule, siis need lihtsalt lastakse põhja. Ja vaata, kui sul kogu aeg räägitakse, et Iraanis on hävitatud nii lennuvägi kui merevägi, siis jällegi ei ole midagi kaugemalt tõest
Iraanil pole kunagi lennuväge olnudki, viimased lennukid osteti Shahi ajal 70. aastatel F4, need on juba nagu täielik vana raud ja laevu nad ei ole ka omale eriti ehitanud, küll aga mis neil on mini-allveelaevad, kiirkaatrid, mis sõidavad kiiresti ja millel on laevalt laeva peale relvad, neid pole ühtegi ära hävitatud, need istuvad kõik kuskil koobastes ranniku ääres ja on valmis nagu ründama. Nii et see on niisugune puhas kõvatamine ja kui sul on kogu aeg räägitud, kuidas need laskeseadmised ja kõik asjad on ära hävitatud, siis 100%, siis isegi ökonomist, kes on väga Ameerika-meelne, see kuuldub Rothschildile juutidele, eks ju, Ameerika siis nemad on nagu kirjutavad ka, et 100% hävitatud on kõik, eks 0% siis laseb Iisraeli ja Ameerika baaside pihta raketti, et see on anekdoot. Iraan on väga selgelt öelnud, et nemad ei arenda bioloogilisi, keemia ega tuumarelva. Ja aga mis nad küll teevad, on ballistilised raketid ja hüpersoonik, superhoonik, ma ei tea, kuidas eesti keeles tõlkida, need, mis lendavad 18 korda üle helikiiruse, neid rakette nad arendavad ja see on nende kaitse, kes iganes neid ründab, kasutavad neid ja nad on väga selgelt seda tõendanud. Ja rääkida, et neil neid enam pole ja kõik on kohe läbi, on täiesti loll jutt, sest et nad ei ole oma number 4 raketi veel välja isegi toonud, see istub alles sügaval maa all ja kui on vaja, siis madin edasi kestab, siis tuuakse ka see välja ja lastaksegi need emalaevad ja Iisrael sodiks. Et see saavad ka ameeriklased selgelt aru ja see on ka nagu väga selge point, miks nüüd ameeriklased ise palusid neid läbirääkimisi. Veel korra väga oluline aru saada, mis meile valetatakse. Iraan pole neid läbirääkimisi palunud. See on ameeriklased, kes seda tahavad ja ütleme kogu muu maailm, sellepärast, et tänu ameeriklaste tegevusele on siis Hormuzi väin, eks ju, kinni, ei ole kinni, see on vale öeldud. Sealt tulevad läbi laevad, kes on sõbralikud Iraanile ja mitte üks laev ei tule sealt läbi, mis on ebasõbralik Iraanile, ehk siis toetab juute ja ameeriklasi. Nii et rääkida, et seal on blokaad, on jällegi absoluutne vale, blokaad seal ei ole, küll aga selekteeritakse, kes saab läbi ja kes ei saa läbi. Seda on küll. Ja ärme unusta jälle seda, et 27. veebruaris sõitsid kõik laevad läbi ilma mingi probleemita. Ja siis, kui Iisrael ja Ameerika ründasid Iraani jälle salakavalalt selja taga ise pidades läbirääkimisi, pärast seda on kõik muutunud. Iraan on võtnud palju selgema ja tugevama seisukoha. Ma küsin su käest, et Eesti meedias on teada, et NATO läheb sinna siis seda Hormuzi väina turvama, et kas nad on seal juba või plaanivad minna? Mis NATOs sa räägid? No üks NATO meil on. Kallis sõber, NATO-t ei ole, see veel on paberi peal ja meie need propagandistid peavad ju Eesti rahvale midagi valetama, et nad on ju kõik need aastad rääkinud, kuidas NATO meid kaitseb ja kuidas NATO on ikka heidutus ja see ja teine ja kolmas. Toomas, mingit NATO-t ei ole. See veel on siuke luukere, mis võdiseb ja väriseb ja mingi NATO sinna kaitsma ei lähe seda ja sellel väga selgel põhjusel, et neil pole võimekust. Prantslased saatsid oma Charles de Gaulle'i emalaeva koha peale, see istub ka üle 1000 kilomeetri rannikust eemal, sest lähemale minna ei julge, seda lihtsalt lastakse põhja. Ja mis NATO-s sa mulle nagu räägid, ma ei tea, lihtsalt Joe Kent, kui sa tead, oli siis see mees, kes oli Ameerika siis nii-öelda terrorismivastase võitluse juht, kelle pidi ka kongress ametisse nimetama, tema ju saatis president Trumpile kirja ja ütles, et ma olen töölt ära, et sa oled mulle valetanud, et Iraan ei ohusta absoluutselt meid, tal ei ole mingit tuumarelvasid. Tulsi Gabbard, kes on siis kogu luureagentuuride peajuht, läks kongressi ja vande all tunnistas, et Iraan ei tee tuumarelva
ja sul juudi propaganda pani seda, et kohe teevad relva. 1986 Jeruusalemma Postis oli esimene artikkel, et kohe 2 kuu pärast on iraanlastel tuumarelv, see oli 86. aastal. Ja siis pandi kokku ka siuke popuriigus juut Netanyahu käib kogu aeg ÜROs, suur pomm seljas ja 2002. aastal ütleb, 2 nädalat, kõige rohkem 2 kuud Iraanil on pomm, see oli 2002. aastal, täna on 2026 ja siiani neil pommi pole, sellepärast, et Halimi Khamenei andis välja 2003 fatva, mis siis ütles, et seda on ebamoraalne relv ja me seda ei tohi arendada ja kes seda arendab, see on ette nähtud surmanuhtlus, nii et ja mis siis juudid ja ameeriklased tegid, tapsid selle mehe ära, kes oli kõige tugevamalt selle pommi ehitamise vastu. Küll aga nad on ehitanud omale tugeva ballistiliste rakettide ja nagu me täna näeme, väga õieti tegid, et ei ole neil lennuväge ega mereväge ja seda ei olegi vaja, sest et Ameerika merevägi istub 1000 kilomeetri kaugusel, lähemale tulla ei julge, ehk siis see on juba eilne päev. Aga veel tahtsin sulle öelda või Eesti rahvale ka seda, et ilma naljata ju need inimesed, kes läksid läbirääkimistele, eks ju seal oli doktor Khalifaf, kes on siis Iraani parlamendi, mäletad, seal ju pidi olema täielik teokraatlik riik ja issand, kui halvad need mullad jooksevad, aga tegelikult on seal parlament ja selle esimees, nagu meil on see Lauri Hussar, kes käib ja räägib, kuidas tema teeb nüüd seda tribunali kogu Putin tassida ja unustas ära selle, et Netanyahu ja Trump tuleks sinna saab samamoodi tassida, aga see on teine jutt. Ja ka doktor Arachi, kes on kõik siis doktorikraadiga inimesed, mitte nagu meil Tsahkna 3 Talve külakooli ja et kes on siis nagu target, ehk siis doktor Khalifaf on siis parlamendi esimees, kes oli delegatsiooni juht, oli ka ju juudid ja ameeriklased jälle killusid, et kõik need tuleb ära tappa. Ja ta oli nii julge mees, et see tuli isiklikult kohale ja siis Marandi rääkis sellest, et kui nad tagasi läksid, see oli neil päris hirm, et juudid jälle nad lennuki alla lasevad, siis nad lendasid kõigepealt siis Pakistani ja Afganistani piirile, seal hästi kiiresti maandusid, kõik andsid ära oma Mashani, andsid kiiresti, ennem lennukisse minekus, andsid kõik oma telefonid ja asjad, need viidi eraldi ja siis rongiga sõitsid Teherani ja said oma telefonid kõik kätte, et võtsid seda hoolt, et nii palju nende juhtkonda on kogu aeg ära tapetud, et nad ei võtsid selles suhtes esimest korda ka tõsiselt hoolt oma selle julgeoleku eest ja jällegi endine siis see julgeolekunõukogu juht Lariani, doktor, jällegi doktorikraadiga mees, eks ju, tapeti ära, see mees käis üldse tänava peal koos rahvaga demonstreerimas ja öeldi talle, et miks sa nii teed, et juudid ju peilivad välja, kus sa oled. Ütles, et ja mis siis, ma olen selles suhtes koos oma rahvaga ja loomulikult siis terve plokk, linnaplokk lasti õhku, juudid lasid, et ära tappa tema ja ta perekond ja ka terve ploki teisi inimesi koos temaga. Ehk siis, et rääkides kurjategijatest ja terroristidest, siis Iraan on valgusaastate kaugusel terrorism, mis on täiesti PS, kuidas meil eesti keeles seda kohta öeldagi, et täiesti loll ja põhjendamatu jutt, et Iraan on ise hädas terroristidega, võtame jälle Ameerika välisministeeriumi lehe, seal on kirjas 80+% terroriorganisatsioonidest on sunni vahabistid ja salafistid, mitte Pärsia šiiad. Ja jällegi, kui keegi kutsub Hamasi või Hezbollat terroriorganisatsiooniks, siis kutsume kõiki meie messavendasid bandiitideks, nagu juudi bolševikud, eks ju tegid, ütlesid, et nad on bandiidid, meie jaoks on vabadusvõitlejad, siis ka Hamas kui ka Hezbollah on vastupanuliikumised ja ärme unustage seda, et Hezbollah sündis 83. aastal, kui 82 Iisrael jällegi ründas Liibanoni ja alguses olid need šiiade suhtes nagu sõbralikud ja siis nad hakkasid šiiasid samamoodi tapma kui kõiki kristlasi ja sunnisid ja truuse ja kes nad seal Liibanonis kõik erinevad grupid elavad ja siis sealt sündis Hezbollah ehk siis vabastusarmee ja siiani on nad siis Iisraeliga võidelnud ja öelda nende kohta
kohta terrorist, ei ole midagi kaugemal tõest. Aga see on jällegi siuke meie propagandistide ja lakeide teema, et nad ju peavad kilduma seda, mida juudid rääkivad, et täna ikkagi, kui ütleme terrorismist rääkida, siis on 2 kõige hullemat terroristlikku riiki on Iisrael ja Ameerika Ühendriigid. Ja see ei ole mitte nii ka minu arvamus, vaid juba kogu maailma juhid julgemalt ütlevad seda välja, et see pidu ei kesta kaua. Sa küsisid, NATO läheb sinna. Ma tahtsin öelda seda, et Joe Kent tuli välja huvitava avaldusega, eks ju, ta oli ju vastuluurejuht ja terrorismivastase võitluse juht. Ehk siis, et ta teab päris hästi ja Naftali Bennett, kes oli siis vahepeal Iisraeli peaminister, tuli ju välja avaldusega, et mis me sellest Iraanist räägime, et Iisraeli kõige suurem vaenlane ja uus Iraan on Türgi. Ja siis, ma ei tea, kas meie vaba ja aus press seda edastas Eesti inimestele, aga see on märkimisväärne avaldus selle poolest, et kui juut midagi ütleb, et keegi on tema vaenlane, siis mingi aja pärast tuleb selle hirmus jama. Ja nüüd on siis tehtud nagu Joe Kent ju välja mõtteavaldusega, et NATO läheb nagu selles mõttes laiali, et juutidel oleks võimalus rünnata Türgit, kes on siis NATO liige ja NATO 5. artikkel, ehk siis kui juudid ündaksid NATO-t Türgit, siis peaks ju NATO vahele astuma, aga kuna seda teha ei taheta, siis sellepärast Trump nagu teadlikult lammutab NATO. Ma ei tea, võib-olla see on siuke liiga kaugele arendatud konspiratsiooniteooria, aga see mees ju selgelt teab, mis ta räägib. Ja ma tahtsin veel öelda sulle seda, Toomas, et kui ma rääkisin sellest, et Hamas ja Hezbollah ja Iraan on terroristid ja siis ma ei tea, et ükski teine maailma liider oleks öelnud, et ta pommitab maa tagasi kiviaeda ja lõpetab tsivilisatsiooni 92 miljoni inimese tsivilisatsiooni lõpetab, ehk puhub ühimneb maa pealt minema, kui see ei ole genotsiidilise perverdi ja sõjakurjategi ja terroristi jutt, mis siis veel on? Te ikka hoomate seda, mis see Trump suust välja ajab, mis ähvardusi ja mitte ainult ähvardusi, vaid ka reaalselt ju tapab inimesi, koolitüdrukuid, hospidale, ülikoole ju pommitati, tead seda ikka, et ilma hoiatamata pommitati ju 30 ülikooli Iraanis puruks õpilased sees ja Iraan vastutasuks kõik, mis olid juudi või Ameerika ülikoolid siis laheriikides, ta ütles neile järgmine päev me pommitame, ärge tulge sinna lähedalegi, andis hoiatusena ja ikka Iraan on terrorist, et kui sa neid nagu fakte hakkad ritta panema, siis tuleb ikkagi nagu siuke tülgastus peale selle propaganda peale, mis nagu häiribki, et meie need ühikarged ka, olge vait, kui te ei tea või ei taha omale selgeks teha fakte ja vaadata, mis maailmas toimub, siis lihtsalt pritsida seda, et kõik on terroristid ja tapavad oma inimesi. Vaata, Toomas, sa saatsid mulle, et keegi riigikogulane või oli öelnud 35 000 Iraan tappis oma inimesi ära. Mitte üks riigikogulane kirjutas, sina ka tunnetada, me kõik tunneme, et habemikust valitsejad tapsid, kui see rahva ülestõus oli Iraanis eelmine suvi 35 000 opositsionääri ära. See oli detsember ja jaanuar. Aga saad ikka aru, et nagu meil Eestis on igaühel mis on see isikukood, siis Iraanis on sama lugu. Kokku tapeti ära või sai surma 3187 inimest, kõik on isikukoodidega välja toodud, keegi viitsib vaadata, need on kõik olemas, millest üle 350 olid julgeolekutöötajad, kelle tapsid ära Mossadi agendid, kes olid infiltreerinud siis inimestesse ja kui sa tead, siis kui need rahutused algasid, see Bessent läks ju Davosesse ja rääkis, see on siis Ameerika rahandusminister, et kui kõva mees tema, et märtsis alustas seda, et Iraani reaal kukkus kokku, ehk siis tehti majandussõda
mis on illegaalne Iraani vastu, ehk siis, et nende currency, ehk siis valuuta kukkus kokku ja siis inimesed, kes turul, kes siis pidid nagu kauplema, ei saa ju kaubelda, kui su raha järgmine päev on 30% odavam, tulid ja protesteerisid siis selle valitsuse vastu. President isiklikult Pesheshkian läks sinna kohale, rääkis nendega, lasi pea selle rahandusministri lahti ja keskpanga juhi lahti, et tuleb uus majanduspoliitika teha, et seda ei juhtud. Ja 3. päeval siis järsku hakati tulistama, põletama, politseinike pihta laskma, nendest autodega üle sõitma ja siis Mike Pompeo, kes on siis Ameerika luurekeskkonnaktori juht ja endine välisminister, kirjutas, et ja kõik Mossadi agendid on iraanlaste kõrval relvadega. Isiklikult mees ütles, et Mossadi ehk siis Iisraeli agendid lasevad siis valitsusliikmeid ja neist 3000, üle 350 olid siis tapetud politseinikud ja julgeolekutöötajad. Ja samas lasid ju need samad Mossadi agendid ka protestante maha, sellepärast, et öelda, et näed, valitsus on niuke ja tapab neid ja noh, et jällegi, et keegi nagu ei taha rääkida sellest, mis nagu reaalselt seal toimus. Loomulikult olid inimesed frustreerunud, aga rääkida nüüd mingisugust, et Iraani tapeti 35 000 inimest ära, on täiesti lausvale ja juutide propaganda, aga noh, meie need nii-öelda lakeid ikka ju paljundavad ja võimendavad seda, ega neil ei ole võimekust, on küll, aga noh, siis nad ei saa ju makstud selle. Ei, ma mõtlen isegi, et kui kõrge poliitik, Riigikogu liige räägib, et tapeti ära 35 000 opositsionääri, mitte mingi külamees sauna taga, et kust ta need andmed võttis või see ongi selline laamendamispoliitika? Ei, no talle ju, Toomas, sa palusid mul vaadata seda 6, ma ei tea, palju neid päkapikke oli seal, kes need kõiksugused Kaljulaiud ja Mihkelsonid ja Epsteini vend, pildistagu neid turgud, mis on väga suur sigadus, aga tulla Eesti rahvale siukest häma ajada, noh, täitsa piinlik oli, ma ei saanud seda saadet lõpuni vaadata, ütlen su lauses, sa palusid seda teha, aga see oli ilge loll propaganda. Ja üks ainuke tütarlaps oli seal, ma ei tea, kas ta oli Marta Laan, ma ei tea, kus kohast ta oli Isamaa tüdruk. Isamaast, okei. Et ta vähemalt ütles ühe normaalse nime, Larry G. Johnson, ja kes oli siis endine luure keskagentuuri vanem analüütik ja ikkagi, noh, jällegi inimene, kes ei võta nagu poolt, ütleb lihtsalt, mis on nagu reaalne seisukoht ja siis seal peal ka Mihkelson tölmub, ütleb, et ei, teda ei saa usaldada, on Vene propaganda, ta käib RTS esinemas. Ja ma olen ka kuulan Larry Johnsoni analüüse ja ta on alati öelnud, et ta käib nii CNN-is, CNBC's, NBC's, ABC's, sa nimeta Fox'is, noh, sinna teda enam eriti ei kutsuta, sellepärast, et ta räägi õiget juttu, aga ütles, RT on ainukene telejaam, kes ei tee pre-intervjuud, ehk siis eelintervjuud, ehk nad ei taha teada, mis sa räägid. Sa lähed sinna, su käest küsid, sa räägid seda, mis sa tahad. Mitte seda, et su tehakse pre-intervjuud, seda ei tohi rääkida, teist ei tohi rääkida, kolmandat ei tohi rääkida. Ja ikka sul tuleb mingisugune kuradi Michelson, kuradi Epsteini junger ja tema räägib, et kurat, see käib esinemas propagandakanalis. Me teeme siit väikese muusikilise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Andrus Sukles. No Trump siin mõned päevad teatas, et USA võitis sõja, sest kõik Iraani juhid on maha tapetud, nende relvastust on hävitatud ja seal ei ole mitte midagi kui andku alla. Oi, jah, kõigepealt tuleb defineerida, mis on sõja võitmine. Kui sa mäletad, iraanlased on nagu väga selgelt oma seisukohti, nagu verelasidki seal Ukraina sõjas 4 aastat, nemad räägivad ühte juttu. Ja ameeriklased ja euroopsed flip-flopivad kogu aeg on neil uus agenda. Kõigepealt oli, eks ju, sa mäletad režiimid vahetus, siis oli, et ei tohi seda tuumarelva olla, siis ei tohtinud palestiniste relva olla, see oli number 3, siis ei tohtinud toetada Hamasi ja Hezbollat ehk oma liitlasi ei tohtinud toetada. Need olid ameeriklaste tingimused, et siis nemad on sõja võitnud. No, mitte ühte nendest tingimustest ei ole võidetud, kõik need 4 on võitmata, pluss
27. veebruaril sõitsid kõik laevad, kuni 27. veebruaril sõitsid kõik laevad Hormuzi väinast vabalt läbi, nüüd ei sõida sealt läbi need, kes ei ole sobivad laevad. Ehk siis, et rääkida ameeriklaste võidust, võib-olla tõesti Trumpil ongi nagu natukene, ta on ju selgelt seniilne ja peetusega ja narcissistlik dementne vanamees ja ta võib suust välja öelda, mida ta tahab, nüüd ta ju tegi ennast ka ju selleks paavstiks ja kui sa tead, pani ennast üles paavstina. Ma nägin, jah. Ja, eks ju, et saad aru, see ei ole mitte midagi jälle kaugemalt tõest. Ameeriklased on selgelt selle sõja kaotanud. Mäletad, kui me tegime selle saate, kus asi hakkas ja ma ütlesin, et esimese 6 pommiga, millega lasti Ali Khamenei ja tema perekond ja paljud Iraani juhtkond õhku sellest samast momendist koos siis nende lastega, tütarlastega seal Minjabis Lõuna-Iraanis. Sellega nad on selle sõja kaotanud. Ja Trump võib rääkida, mis ta tahab, reaalsus hoopis teine. Vaata, ma küsin veel, et kui nüüd seal on neid väejuhte ja teisi riigiametnikke ära tapetud, et kuidas see vahetus toimub, ega mingid valimisi toimu, vaid see võetakse lihtsalt järjest sealt, kes on? Ei, seal on, vaata. Et räägi see inimest selgeks, et Iraan on piisavalt demokraatlik riik. Ta on ju, veel korra, kui me räägime demokraatiast, mis sa arvad, Iraan on täpselt sugune demokraatlik riik nagu iga teine, lihtsalt on igal ühel on nagu väike oma see nurk selle demokraatiale, neil on täiesti olemas valitav parlament, kus peavad olema kõikide vähemuste esindajad ka ja lihtsalt ma tahan kiiresti veel öelda, ma unustasin ennem sulle rääkimata, et kuhu juudid on jõudnud, nad lasid õhku sünagoogi, mul üks sõber, kes seal on siis kõige suurem sünagoog pärast juudiriiki on Teheranis, see lasti õhku ja siis see pearabi ju rääkis, et intervjuu inglise keeles oli tehtud, ta rääkis küll farsist või hiibrus, ma ei teagi kummas, aga et kuidas on see võimalik, et meie oma nii-öelda juudid lasevad juudid lihtsalt õhku, kõik toorad, kõik on puruks, kõik on läinud, kirikud, seal on kristlaste kirikud, seal on pildid mulle saadetud, kus need preestrid peavad kõnesid, neil on, kõigil on vabadus teha, mida nad tahavad. Ma olen ise seda ju armeenlaste punast veini seal normaalne. Kui ma tahan valget veini, siis ma pean prantslaste oma ostma, mis on üle mõistuse kallis. Kõik on ju olemas, kui sa ei ole muslem. Saad aru rääkida sellest, et see on mingi terroristlik jälitussüsteem on täielik BS, see on täiesti jamana. Ja see on samamoodi institutsionaalne, see ei ole niimoodi ühe isiku põhine. Seal on institutsioon ja see ei tähenda, kas sa lased selle Lariani surnuks või lasid sa Khamenei juurde, tuleb järgmine. See on succession, see on järjepidevus. Ja see on 5000 aastat vana riik, millest te nagu räägite inimesed, kurat tehke omal asjad selgeks, te räägite, me oleme pisad Eestis, nii kõvad, me oleme jube targad, vähemalt, ma ei tea, välispoliitilised, geopoliitilised, me oleme täiesti kas pimedad ja lollid või pahatahtlikult kurjad. Ja võtame juutide propaganda ja sa küsid ennem, kus see Riigikoguna andmed saab, ta saab seda, kus see juut seisub pani meile selle embassy, saatkonna, Iisraeli saatkonna. Kõik panevad Iisraeli saatkonna, vähendavad, saadavad inimesi maalt välja, me avame kuradi terroristliku riigi saatkonna. Peavad ikka peast põrunud olema ja Eesti rahva peale ikka väga vihane olema, et siuke liigutus tehane. Ja sealt nad saavad oma neid ülesandeid ja numbreid. Seal pole ikkagi reaalsusega pistmist, see on puhas propaganda. Et vastates sinu küsimusele on see, et Iraan on selles mõttes demokraatlik riik ja usujuht on siis see, mis annab nagu suuna ja nagu meil oli kunagi kommunistlik partei, mäletad, mina kõige rohkem võrdleksin Eesti Nõukogude sotsialistliku vabariigiga, mäletad, meil oli presiidium, ülemnõukogu presiidium, seal olid need liikmed, siis oli Arnold Rüütel selle esimees, see oli Karl Vaino, kes oli partei esimees, eks ju, partei andis suunised. Ja siis seal on umbes sama, mina võrdleksin seda samaga, et sul on siis nii-öelda kõrgem nõukogu ja see usujuht, kes siis annab, et mis on eetiline, mis ei ole eetiline, näiteks nagu ma ütlesin, et nad ei tohi teha keemiarelva, siis bioloogilist relva ega tuumarelva. Ja jällegi inimestele lihtsalt rääkides ajalooliselt
kui oli sõda, siis 1810 kuni 1988 oli sõda Iraagiga. Miks see algas, oli see, et revolutsioon toimus 79, kõik, kes olid vähegi sõjaväelased ja kas siis põgenesid ära või läksid riigist ära või läksid erru. Ja siis oli noor riik, eks ju, neil polnud veel midagi, siis Saddam Hussein oli luurekeskagentuuris veel kirjas, siis ameeriklased äsitasid ja ütlesid, et me toetame sind, mine nüüd Iraanile kallale. Ja Saddam Hussein läks Iraanile kallale. Vähe sellest, ameeriklased läbi siis Saksamaa saatsid sinna keemiarelva komponente, mille siis need segasid kokku ja 83. kuni 85. aastani toimus 20 rünnakut, keemiarelva rünnakut siis Iraani inimeste pihta. Üle 350 000 inimese hukkus nendes ja siis nad imestavad, et miks siis iraanlased hüüavad surm Ameerikale ja surm Iisraelile, sest te oletegi kuradi terroristid ja kaabakad, keemiarelva ja siis juba ütles, mitte Homeni, vaid Homeni, mitte Kameni oli nüüd, aga Homeni ütles, meie vaenlased on meie vastu kasutanud keemiarelva, meie meile sellega ei vasta, kuna see on islami vastane ja see ei ole eetiline relv, et me sõdime tavarelvastusega ja mitte ühte keemiarünnakut Iraagile ei vastatud. Ja meil ongi nagu raske aru saada, nagu ma sulle ütlesin, Toomas, et ma olen seal üle 26 aasta ja päris pikalt ka perioode seal elanud ja ma võin vaikselt sosistada. Niimoodi pisikeselt sosistada, et ma taban nende kultuuri või saan nendest aru, et mind alati hämmastavad need igasugused eksperdid, nagu need Katrin Raigid ja ma ei tea, kes need seal on, kõik on eksperdid, saksad ja ma ei tea, kalmused ja pole vist seal kordagi ise käinud aru saamata veel nendest inimestest ja nemad kõik teavad täpselt, nagu see Saks rääkis, et iraanlased on hävitatud, nagu sina ütlesid mulle, et iraanlased hävitatud, nad veel sihitult lasevad mõned raketid, ma lugesin seda, mõtlesin ka, et kuradi troll, sa ikka sa oledki listlabane propagandist või ei tea sa mitte midagi või sa tead ja sa teadlikult inimestele valetad. Eks sama lihtne on. Aga jällegi rääkides siis Iraani institutsioonidest, saad aru, seal on institutsioonid olemas, sa võid kõik need ära tappa, seal on 2., 3., 4., 5., 6. vend asuvad asemele ja tavaliselt on need veel targemad ja veel vihasemad, kui need vanad olijad. Nii et tegelikult pikas perspektiivis on ameeriklased ja juudid teinud omale väga suure karuteene, ehk nad on ära tapnud need vanad inimesed veel, kes ikka veel selgelt mäletavad seda sõda 80-88 ja on ikkagi selles suhtes nagu kuidagi pidurit ja sellised mõistlikud, nagu doktor Lariani oli, see oli ju väga mõistlik inimene, tahtis nagu läänega hästi läbi saada, see tapeti ära ja siis asemele tulevad vähemalt noored ja vihased, kes siis leiavadki, et nendega on 47 aastat on neid ahistatud ja et läänega ei ole võimalik kokku leppida, kuna nad on valelikud ja valetajad ja petised. Ja meil on nagu väga raske nagu aru saada, et kellelgi ongi mingi väärikus ja sõnapidamine kogu aeg räägitakse, et Iraan ei saa neid usaldada. Iraan on kõik oma lepinguid pidanud, 2015 sõlmiti JSOP, ehk siis et see Joint Comprehensive Plan of Action, mis siis pani Iraanile siis selle rahvusvahelise jälgimise, eksperti jälgimise, et nad ehitaks tuumapommi. Iraan pani igale poole kaamerad, andis kõikid oma teadlaste, inimeste nimed ja nüüd, ma ei tea, 30 teadlast on ära tapetud, lihtsalt inimesed andsid oma informatsiooni, ehk siis teati, kus nad on, kus nad elavad. Ja ikka on nemad alvad, siis pidi sanktsioonid, eks ju, sanktsioonid maha võtma. 2018 sanktsioone ei võetud, 15, 18 maha ja 18 Trump ütles, tõmbas selle puruks, ütles, see on paha plaan. Ja siis veel tapsid ära selle mehe, kes oli vata välja andnud, ütles, et see on ebaarmaalne relv, me ei ehita seda relva ja see 86. aastast, kui juudid ütlesid, et juba ehitavad 2 kuuga on relv valmis, siiani pole seda relva ehitatud. Oota, nüüd on hea veel sukast üle küsida, et eelmise aasta suvel, ma olin enne segamiseda, ei olnud mitte ülestõus, vaid oli Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide rünnak Iraani vastu
et siis need laborid hävitati ära ja ikka räägitakse, et Iraan võib 2-3 kuu pärast tuumapommi püsti panna. No kus see loba tuleb? Ei, no see küsin mina sinu käest, Toomas, väga hästi ütlesingi praegu. Obliterated tähendab seda, et on maa pealt minema pühitud, enam ei ole eksisteeri, sest asju üldse ei eksisteeri enam, jah. Ja 9 kuud hiljem öeldakse, oi, me peame uuesti sõtta minema, sellepärast nad on juba seda pommi ehitavad. No, saad aru, see on juutide propaganda, seal ei ole midagi tegemist reaalsusega. No. Just see sama ongi, mis on kõige nagu nukram. Ja meie, jällegi, ma ei suuda nende kohta öelda Eesti inimesed, sest minu jaoks nad ei ole väärikad meid esindama. Ja nemad kõik lähevad saatesse ja pasundavad, et on terroristlik organisatsioon ja see mingi see Joko, kes see ka, et Eestil on parem, kui see režiim on vahetatud. Mis on Eestil sellega pistmist, mis režiim on Iraanis. Täna ju, vaata sa küsisid ennem selle küsimuse, et kas ta on demokraatlik riik. Nagu ta on parlamentaarne riik, seal on parlament ja seal on institutsioonid ja selles suhtes on ta demokraatlik riik, ta on islami vabariik, nagu ka Pakistan, eks see on islami vabariik. Ja vaata, mis on nagu toimunud. Ameerika, mis siis pidi olema väga selline institutsionaalne riik, eks et seal ei ole seda diktaatorit ega kõrgemat juhti, mis on siis Ameerikas saanud. Trump teeb, mis tahab, peab ennast juba paastiks, peab ennast jumalaks. Kui sa vaatad seda, teeb otsuseid ilma kellegiga kongresside nõu pidamata, ainult kongressil on õigus deklareerida sõda, tema leiab, et temal on õigus seda teha. Nii et ta on kõik need institutsioonid nagu hüljanud ja läheb diktaatori peale. Ja meie plaksutame kaasa ja kiljume, et küll on tore, Ameerika kaitseb meid. Mitte midagi ei kaitse, unustage ära, mitte ükski ameeriklane ei tule siia sõdima. Teile müüakse õhku. Ma võin sulle, Toomas, tahad, ma müün sulle selle Tartu Kaarsilla ära. See täpselt sama. Osta ära. Osta Kaarsild ära minu käest. See on sama, mis sulle räägitakse, et NATO tuleb neid kaitsma. Loll jutna. Absoluutselt. Ja seda peab meie nii-öelda eliit tegema, sest vaata muidu nad ei saaks püsida võimul, ei saaks öelda seda, et venelased ei teinud täiemahulist sissetungi 180 000 inimesega lähevad 600 000 või 700 000 armee vastu, ja kusjuures meie eksperdid töötavad vähemalt 1-3, parem 1-5 peab olema, kui sa lähed ründama. Ja. Ehk siis neil peab vähemalt 3 miljonit sõdurit olema, lähevad 180 000, meie omad pasunud täiemahuline sissetung. Ma soovitan kõikidel eestlastel lugeda Jim Hortoni raamatut Unprovoked või Provoked, ehk siis, et kui öeldi, et see oli provotseerimata, see on, inimene on ära detailselt dokumenteerides, intervjuusi tehes, üle ka 9 intervjuu teinud, detailis ära, kuidas provotseeriti venelased, ukrainlased ja venelased sõtta. Tehti 2014 režiimivahetus, kujutus ette, see on hämmastav, milline häma ja propaganda. Õnneks jõuab see nagu lõpule, et reaalsus nagu näitab, kellel on õigus ja kellel ei ole. Ja kui Kaja Kallas kunagi hiljuti selle, et meie oleme ajaloo õigel poolel, siis Kaja, mul on sulle halb uudis. Sa oled ajaloo väga valel poolel ja ma siiralt loodan, et üks päev tuleb ka neil vastust anda. Ja ma arvan, et see päev jõuab kiiremini kohale, kui me kõik oskame arvata. Ütle nüüd, esimene kohtumine oli ära USA Iraani vahel, mis lõppes ebaõnnestunult. Et ma saan aru, et Trumpil käed sügelevad, tahaks juba pommitada, aga kas järgneb veel mingisugune kohtumine? On sul nägemus? Mina veekorra mõtlen, et mul on niisugune nägemus, et see on kujundatud erinevate inimeste arvamusest, on see, et see oli teadlikult Vance'i bussi alla viskamine või rongi ette loopimine, et nüüd tuleb Trump ja tema nagu see nii-öelda see jumala saadik siis teeb selle kokkuleppe ära. Veekorra, et keegi ei saa
21 tunniga lõpetada konflikti, noh, see on liialt optimistlik, ehk siis, ja seda enam meil, et kui seal olid Kutšner ja Vitkov, kaks kõige hullemat sajonisti, juudi sajonisti, ja nemad ei ole mitte Ameerika huvidest, vaid Iisraeli huvidest, ja ma arvan, et Trump on selgelt aru saanud, et Netanyahu ja siis Mossadi juht valetsid talle, sest et noh, Washington, see oli Wall Street Journal, tegi pika artikli sellest, kui oli siis see situatsiooniruum Ameerikas, kohal oli siis Netanyahu ja siis Mossadi juht ja kõik, kes on siis nii Marco Rubio kui Kein, ülemjuhataja, sõjaülemjuhataja, ütlesid, et isegi Ratcliffe, kes on siis CIA direktor, ütlesid, et juutidel on tendentsi nagu üle müüa asju, et nad tahavad, et me läheme nende eest sõtta, et parem mitte seda teha, et see ei ole mõistlik tegu. Noh, Trump, mis iganes põhjusel, siis ikkagi otsustas selle sõda alustada, sest juudid müüsid talle selle idee, et ründame nende juhtkonda, tapame need ära, siis revolutsiooniline kaard on segaduses, inimesed tulevad tänavatele, võtavad selle riigi üle ja et siis on meil kõik nagu jube hästi, noh nagu Süüriaga. Ja noh, reaalsus muidugi tapsid kõik juhid küll ära, aga kohe tunni aja pärast lendasid juba revolutsioonikaardiväe raketid neile vastu ja inimesed selle asemel, isegi need, kes olid ennem vihased, selle võimu peale koondusid võimu ümber ja ütlesid, et no ükstaskõik kui halvad teie olete, juudid ja ameeriklased on 10 korda hullemad ja kas sa tead seda, mulle saadeti neid videosid sealt, kui Trump lubas siis eks ju, elimineerida kogu rahvastikku, kui kohe Ormusi väina ei avata, jah, mis on, noh, veel korra, et kuidas siis ükski meie nii-öelda riigikogulane või ekspert ei tule ega ütle, kuule, genotsiidiline idioot, noh, sa ei saa, noh, see on ju sõjakuritegu iseenesest, see on ju mul lõpevad sõnad otsa seda, et ending civilization, civilisatsiooni lõpp, et tapan 90 miljonit inimest ära, noh, ja kuidagi see on nagu aktsepteeritav, aga see, kui mitte üks mulla ei ole, kui inimesed tänava peale ütlevad, et surma Ameerikale, sellepärast, et te olete kuradi ära tapnud üle 500 000 selle sõjaga, mida te 80–88 koos keemiarelvadega, eks ju, ja siis see on tohutu, see on eksistentsiaalne oht Ameerikale. No, kuradi täiesti loll jutt. Aga nüüd Trump tahab siis tulla ise kohale ja öelda, et noh, teha iraanlastega diili ja öelda, et näed, et keegi ei saanud hakkama, aga kuna mina panin tohutu ähvardusega pressi peale, et näed, nüüd iraanlased on nõus selle diiliga. No? Ja ma arvan, iraanlased mängivad selles suhtes kaasa, et neil on täiesti savi sellest, mis on Ameerika kohalik poliitika, sest seda on Trumpil vaja, sest muidu novembris kaotab ta valimised ja kui ta kaotab valimised, siis ta pannakse vangi ja see on Trumpi suur hirm, ehk siis, et tal on vaja näidata, et ta on selle sõja võitnud ja noh, ega iraanlastel ka, noh, ega kellelgi ei ole hea, kui su maad lihtsalt pommitatakse, hävitatakse, 7000 sihtmärgi on purustatud, on koole, haiglaid, mosseesid, meil siin see Juud Klikman kirjutas, et ajatolladel katus sõidab, lasevad mosseesid purus, ajatollad pole mitte ühte mosseed purus lasnud, küll aga on seal hävitatud nii sünagooge, küll kirikuid juutide ja ameeriklaste poolt ja noh, sõjakurid alles toovad välja. Ja veel üks pisiasi, et see delegatsioon, mis siis lendas sinna läbirääkimisteks 29 tunniks, võttis kaasa siis Minjavi koolist inimeste need lood, kes need tüdrukud seal olid, nende seljakott ja kõik, mis veel oli alles jäänud, et selles mõttes, noh, need teod, et tapeti ära Khamenei ja need tüdrukud, see ühendas Iraani rahva isegi selle kehva võimu selja taha ja noh, ameeriklased said selge kaotusosaliseks. Ja vaata veel üks asi, kui nüüd Trump lubas ära tappa kõik need inimesed, siis ju mul on videod, kus inimesed läksid siis sildade peale, lapsed, noored,
läksid sildade ja selle elektrijaamade ümber, tegid inimketid, nagu meil oli Balti kett ja ma küsin su käest, Toomas, kui venelased lubaksid õhku lasta Tartu Kaarsilla, sa võtaksid oma lapsed ja lapselapsed ja läheksid, teeksid sinna inimkilbi, et seda mitte ei juhtuks. No loomulikult. No väga tubli, vaat iraanlased ka sellised, nemad lähevad ja teevad selle. Ehk siis, et mitte kunagi te ei võida seda rahvast ja te võite seda pommitada, kui palju te pommitate, seda enam veel. Kõik, mis need märklauad lastakse sinna sihtmärgid, on ju tegelikult tühjad. Kõik, mis on vähegi väärtuslik, on juba ammu maa all. Seal on maa-alused linnad, maa-alused tehased, mis toodavad rakette, kus lennutatakse rakette, sulle öeldakse ju, müüakse 100% nende võimekus rakette lasta on hävitatud. Kus need raketid tulevad siis, kui te olete kõik ära hävitanud? Jutumehed. Nii, saate hakkab koomalt tõmba, ma küsin veel siin paar küsimust, et üks on see, et täna algasid Ameerika Ühendriikides Liibanoni ja Iisraeli läbirääkimised, Hezbollah on väga vastu sellele. Miks Hezbollah nii vastu on sellele? Vaata, Libanon on üldse väga naljakas riik, eks seal on erinevate usufraktsioonide vahel on see ära jaotatud. Näiteks presidendi koht on alati kristlastele, siis on parlamendi spiiker on vist sunni ja siis järgmine koht on šiiale peaministri koht, ehk siis, et kõigil ja on nagu ära jagatud siis see, kuidas seda öelda siis, erinevate usugruppide vahel. Ja nüüd, eks ju, nagu me teame, Hezbollah on šiia organisatsioon ja nagu ma juba rääkisin, 82. aastal, kui Iisrael ründas jällegi Liibanoni ja tekitas kaose ja kodusõja, siis alguses ju šiiad toetasid Iisraeli. Nad olid nagu mestis ja Iisrael jällegi keeras neile selja ja hakkas neid hävitama, siis tekkis organisatsioon Hezbollah. Ja Hezbollah on ainukene organisatsioon, kellel on võimekus sõdida, sest Liibanoni regulaararmeel seda pole. Igaüks tõmbab tekki oma poole, eks ju, pane sunnid ja kristlased siis koos sõdima. See on ju mission impossible ja võimatu missioon. Aga Hezbollah on ainukene, kes suudab Iisraelistele pasunasse panna ja nad tegid ka seda 2006, eks ju 20 aastat tagasi. Ja kui sa mäletad, 2 aastat tagasi lasti Nasrallah õhku koos Iraani kindralitega just terve tänava city block või linna kvartal lasti õhku, et teda tappa ja siis öeldi, et ja siis oli ju vaata need piiparite intsident oli, kus 3000 piiparit korraga plahvatasid, eks ju, et oi, et nüüd Hezbollah on ära hävitatud. Ja nüüd, kui see sõda algas, siis veebruaris, siis ju 4. või 5. päeval hakkas ka siis tuli Hezbollah ja hakkas siis pommitama Iisraeli, seda Põhja-Iisraeli ja siis nüüd on ju Iisrael uuesti ründas ja seal käib päris kõva madin ja suurem osa Lõuna-Liibanonist on hävitatud, üle 1 miljoni inimese on kodutud, on põgenema sunnitud, üle 2000 inimese on tapetud ja nüüd, kui see vaherahu välja kuulutati ja öeldi, et vaherahu on ka kõikide huutide Liibanoni ja Iraani suhtes, siis ju juudid järgmine päev tapsid ära üle 300 rahuliku elaniku ja mis on nüüd kõige hullem on see, et kui nad ennem pommitasid veel kohti, mis siis on Hezbollah või šiiade elurajoone, siis nüüd nad on ära tapnud ka hulga kristlasi, ehk siis selleks, et tekitada hõõrumisi siis nende erinevate gruppide vahel, et kristlane tunneb, et miks tema peab kannatama, kui šiia sõdib, eks ju, ja juut tapab ka teda. Ja et see on niisugune 2 teraga mõõk, et see võib ka hoopis ühendada, eks ju, et ükskõik kui halb see šiia või sunni on, aga kuramuse juut on veel hullem. Ehk siis, et aga praegu on jah, et see sunni ma võin eksida seda, kas see oli peaminister või kes siis katsub iseseisvalt juutidega läbi rääkida, mis jällegi ei vii mitte kuhugi, sellepärast, et sul peab olema konsensus ja Hezbollah või šiiad ei ole kunagi nõus juutidega mingit diili tegema ja nad ütlevad, et kaduge minema meie maalt
ja ka lõpetage see okupeerimine, mida nad, juudid tahavad jälle oma suur Iisraeli ehitada, ehk siis nad tahavad ära võtta selle Liibanoni, Lõuna-Liibanoni, mis on kuni Latani jõeni, eks ju, nad tahavad võtta ära Jordanit tükis, nad tahavad ära Gazast ja siis ka Egiptuselt, ja Süüriat. Iga ühe käest nad tahavad midagi ära võtta, et ehitada oma suur Iisraeli, see on nende niisugune visioon, see Ben Gviri ja kui me Iisraelist räägime, siis tegemist on ju apartheid riigiga. Nüüd Ben Gvir, kes on siis nende julgeolekuminister, ju oli väga rõõmus, kui Knessetis võeti vastu seadus, et kui siis ütleme, kas siis palestiinlane või liibanlane tapab ära juudi, et siis võib ta üles puua, aga kui juut tapab ära selle palestiinlase või siis lääneranniku elaniku, siis temaga ei juhtu midagi. Et see on ikka hämmastav, mis terroristliku ja apartheidi riigiga oleme siis Eestis avanud saatkonna, et minul kui eestlasele ei ole suuremat näkku sülitamist juut Seisevi poolt ja jällegi ärme unusta seda, et ükskõik kus juudid elavad, nende esimene lojaalsus on Iisrael ja teine on kohaloluriik või kus päritoluriik, kus nad elavad. Ehk siis, et see on reaalsus ja kui me seda ignoreerime, minust oli, Toomas, ütle sina nüüd, kas meie president ju hakkas ütlema, et välisministeeriumiga ei ole kõik korras, et ta ei ole veel nii julge mees, et julges välja öelda, et kantsler on seal vale, et me ei saagi sealt ühtegi normaalset otsust, kui siuke kamp inimesi seal koos on, siis ta veel seda välja ei ole öelnud, aga selge, et väljendab seda rahulolematust ja ma siiralt loodan. Ja seegi, et hea oleks olnud, kui ta oleks seda paar aastat tagasi öelnud. Aga meie saateaeg sai otsa ja ma tänan sind, hea sõber Andrus, väga hea jutu eest ja loodame lähiajal jälle seda teha. Absoluutselt, Toomas, ja veel korra, et me ei rääkinud veel, eks ju, laheriikidest, mis on nagu omaette kaus seal, aga veel korra, ma siiralt loodan, et see jama lõpeb seal ära ja et meil eestlastel oleks nii palju mõistust, et kohe ruttu kohale minna ja suhteid normaliseerida, et meie majanduslik olukord ja meie eestlaste eluolu läheks oluliselt paremaks. Ehk siis, et kui keegi räägib jälle terroristlikust Iraanis, siis ärme unusta seda, et terroristid on sunni araablased ja nende poolt toetatud, siis Saudi Araabia, Katari poolt toetatud, mitte pärslaste poolt. Ja lihtsalt sulle teadmiseks jälle, et nii Hispaania kui Itaalia on juba saatnud välja delegatsiooni, et uurida, et kuidas nad saavad oma esindused seal avada. Ehk siis, et 2 NATO riiki juba tahavad normaliseerida suhteid ja saavad aru, et see, mis toimub, on täielik sõgedus ja haige, mingi 2 seniilset vanameest, Netanyahu ja Trump tahavad kogu maailma kiskuda kaosesse oma märgade unistuste täideviimiseks. Ja veel korra, mul on hea meel hispaanlaste ja itaallaste üle, kes näevad selgelt seda läbi ja mul on siiralt kahju, et eestlased on ikka need töölmokad, kes jooksevad Ameerikse järgi ja kiljuvad, kui õieti nad käituvad aru saamata seda, et Ameeriksed viskavad nagu kuuma kartuli eestlased maha, kui venesed peaks tulema. Ja see on alatu meie rahva suhtes ja me peame kõigiga saama läbi olema väärikad ja kui teevad nii venelased kui iraanlased midagi valesti, siis me ütleme, et me ei ole nõus sellega. Kui teevad ameeriklased ja juudi midagi valesti, me ütleme sama, aga me peame kõigiga hästi läbi saama. Ja see on meie edu võti, mitte olla kellegi talalakkuja ja nende sigadusi õigustada ja rääkida, et me läheme Hormuzi väina avama. Ja liitlassuhteid tegema. Mis liitlased? Vaadake, kuidas on ameeriklased käitunud nii laheriikide kui Lõuna-Korea kui Jaapaniga ja siis mõelge edasi. Te olete eestlased, te olete kuidagi nagu või eestlased, me oleme nagu mingid erilised. Ameeriklased käituvad meiega paremini kui Jaapaniga või Lõuna-Koreaga või laheriikidega. Selge, aitäh sulle veel kord, hea Andrus. Aitäh teile, head raadiokuulajad. Aitäh kõigile. Toomas Lauri autorisaade.